Tõepoolest on aeg mõelda, millisele jalajälje me endast maha jätame, kui me siit ilmast kunagi lahkume või õigemini, millist jalajälge me endast ei jäta maha. Igatahes Škoda toob sulle vastuseid, eks sa peaksid ostma nüüd uue Škoda Enyaqi. Tere tulemast taas vaatama Naisluksuri proovisõitu. Škoda Enyaq, no mis auto see selline siis on, jälle mingi kuutähega lõpust mingi suur linnamaastu, kuid tegu on täis elektrilise džiibiga ehitatud spetsiaalselt elektriautodele mõeldud moodulplatvormile. Ja kui me räägime nüüd, palju tal jõudu on, kas sellega tõesti saab ka kiiresti sõita ja hääletult, siis tal on 150 kW ja 204 hobujõudu ja 537 kilomeetrit võiks olla see sõiduulatus, siis muidugi oleneb see sõidustiilist ja ilmast ka. Ja siis 543 liitrit on tal pagasiruumis mahtu ja 1000 kilogrammi saab sa siis taga vedada. Ja muidugi disain näeb täiesti škodalik välja ja olgem juba ära öeldud, et teda on võimalik täiesti osta 60 000 euroga ja kui sa ennem oled põdenud, et Škodat ikka väga kallilt ei saa osta, siis nüüd on sinu kurvastusel küll lõpp. Ja interiööris on olemas siis tõepoolest interiöör näeb välja 60 000 eurole selle autole vastav, kui ta on sellises varustuses muidugi virtual cockpit on sul olemas, siis on olemas seal ka multimeediasüsteem, kus on olemas Smart Link, siis telefoniga ühendamise võimalused, samuti Škoda Connect, online teenused ja asjad on olemas, mis omakorda tähendab siis online navigatsiooni ja online liiklusinfot ja kaugjuhtimiselt saad sa ka kasutada sellist kaugjuhtimisabilist nimega Laura, mis on väga kihvt, et sa saad rääkida sellise toreda naisterahvaga sõidu ajal, kelle nimi on Laura ja tuju on kurb, küsid, Laura, mis teed? Laura, mis siis on, mis toimub siis on ju, kuhu sõidame, Laura on ju, sina ütled, kuhu sõidame on ju, mina ei sõida kuskile ja Laura siis saab aru ka sinu pikematest lausetest, nii et sul ei ole mingid lühikesed laused, et pane navigatsioon mulle ette või lülita auto välja või midagi sellist. Ja sees on olemas tal ka siis istmed, mis on siis konjaki karva siis nii-öelda ja nendel istmetel on siis veel 40% nendest on siis täiesti siis looduslikult villast, ülejäänud 60% nendest istmetest on siis ümber tõdeldud pudelitest, nii et kõik taara ja kõik asjad on täiesti õigel kohal endas selles Enyaqis. Ja tal on muidugi palju panipaiku sees, mõned panipaikadest nagu tagaistme seljatugedest saab panna sinna oma telefoni ilusti ära ja kas see keskkonsoli all on suur panipaik ja muidugi lisavarustuses saab palju asjadele juurde võtta, näiteks 1000 eurot on siis elektriline toonitud siis katuseluuk või siis parkimisabisüsteem, et ta ennast ilusti ise ära pargiks, nõuab ka 900 eurot. Kuigi tema hind algab küll 47 000 ja niimoodi, siis tõepoolest läheb see palju kallimaks, kui sa tahad endale paremat versiooni ja 60 000 eurot võib olla täiesti selline hind, millega sa lõpuks siis Škoda poest alles tulema saad. Selline on Škoda Enyaq. Kindlasti üks väga hea panus elektriajastusse ja ma arvan, et nii vägagi paljud inimesed, kes tahavad kulutada rohkem raha uue sõiduki ostuks, kaaluvad tõesti Enyaqist, et see on ilus, nägus, suur elektriline linnamaastur ja saad kohe selle auto puhul aru, et siin ei ole ainult see elektriauto mingi siis nüanss, vaid siin on palju muudki lisaks, palju muud head, mida tasub kaaluda ja mida võiks osta. Ja kindlasti on tegu parema autoga kui Volkswagen siis ID4-ga. Aga kohtume teiega juba nädala pärast. Kohtumisegini, püsige Naisluksuri lainel.